Jõutuunerid, Corvette Tuuner stuudios toodud siia ja saame jätkatud nende töödega. 4. osa või? On ju? Jah. 3., 4. Ja tänases osas näete siis, kuidas käib 3D skännimine. Meile tuleb külla Rainer Suvi ja skanneerib siis selle Corvetti kere ilusti sisse. Ja ega muud ei olegi. Pane like juba avansiga ära. Ja head video vaatamist, mis ma ikka öelda oskan. Võtke kohvi kõrvale ja läks käima nüüd. Me liigutasime Kahrakoraasis siis Corvetti siia ja nagu lubatud hakkame tegelema auto siis modernse autoehitusega. Ja mis sa, Rainer, teed meil täna siin? Me skännime ära selle kere ja siis vaatame, mis me selle skänniga edasi hakkame tegema. Meil vist 2 põhiplaani nüüd selle skänniga, et üks on see, et me saaksime puuri luua siis 3D virtuaalsesse keskkonda ja ka bodykiti võrrelda siis originaal ja praegust keskkonda, kus meil bodykit võib-olla enam originaal ei sobi see külge. Ja teine väljakutse on see, et originaal bodykit ju kinnitub kuskile siia õhku, aga neid tükke enam pole siin alles, kuhu need kinnituvad, et arvatavasti 3D skänn lahendab ka selle vahemaa ära, et me saame luua vahepealse uued kinnitused. Jah, ja vaata, see ongi nii friigi kujuga kere, et saabki selle puuri läbi mängida ja siis saabki ala EAL-is nagu näidatav erinevaid versioone, mis siis nagu võib-olla pädeks või mis ei päde nagu sinna. Sest siia klassikalist lahendust ei saa teha, siis ongi vaja nagu hakata katsetama otsast. Väga äge võimalus. No, meil on iste ka veel oma koha peal. Me panime kiivri pähe, mulle istusime veits sees ja tundub, et on nüüd iste on langetatav kuskil 5 senti ja tahapoole liigutatav julgelt siuke 15 senti, et võiks sobida ka pikematele poistele kasutamiseks auto. Ja praegu on ka pedaalideni kõvasti ruumi. Selle kalibreerimise point vist on mingi see, et kui on erinevad keskkonnad, siis erinevas keskkonnas on eri tembid ja siis see skänner võib nagu deformeeruda ja paisuda natukene, aga kuna ta on mõõteriist, siis ta peaks maru täpne olema. Läiki väga ei maitse, jah. Karu keelt äkki. See masin, talle ei meeldi peegelpinnad. Jah, tegelikult on sprei ka vaata olemas, aga sprei sai otsa. Väga hea või? Ma arvan küll. Oleks pidanud kruusateed pidi sõitma enne mingi 10 kilomeetrit. Ja siis port loopima siia peale. Mis selle majaka point üldse on? Äkki sa selgitad? Selle jumpstüki point on see, et seda markerit näeb see skänner jube hästi alati. Ja siis ta sisuliselt oskab endale nagu seda positsiooni võtta selle pealt. Iga kord, et kui sa skänni alustad, siis nad on nii ebaregulaarse kujuga, siis ta nende järgi võtab mingi mustri ja siis hakkad, paneb endal selle positsiooni paika. Sest mingit katust vaatad, siis katus on ju, kui ta näeb mingit sellist ala, siis katus on ühesugune siit, ta on ühesugune siit, ta on sealt täpselt samasugune, siis see klaasipind on veel väga sarnase kummerusega. Ja see võibki mingit segadust tekitada, et hakkad siit skännima, aga ta tegelikult nagu arvab, et sa oled äkki selle koha peal. Et kui mõned markerid siia panna, siis ta läheb nende markerite järgi oma kohale ja hakkabki õigesti minema. Aga nende point on see, et neid ta näeb igast asendist, siin on hästi palju neid ja nad on lihtsalt magnetiga, et saab alati ära võtta. Seal on linnu sitt on ka. Kas on linnu oma? Maitsel. Eks see joonisele need ei jäta need maegad või te jätab, aga sa hiljem kikkida need? Need saab väga lihtsalt kätte. Tegelikult töötab uskumatult hästi.
tal on muidugi see ka, et ta jonnib siis ka natuke rohkem, vaata, kui ta alles alustab seda, kui tal on juba mingi põhi all olemas, siis läheb ka alati nagu juba mõnusamaks. Tegelikult on, mis 6-st alustasime, kell on 9, 3 tundi oleme siin jauranud. Me oleme skänninud auto sisse, me oleme natukene veermiku timminud, et kõik oleks nagu oma koha peal, kui hea koha pealt on, arvatavasti teeme ühe skännimise veel, kui meil on sillastendisk autol tehtud ja siis me saame selle lõpliku veermiku asetuse. Aga praegu meil on olemas driver ja virtuaalne koopia isegi minust. Seal rooli taga. Mis mõte sellel oli, et sina seal sees istusid ja samal ajal skännisime? Lihtsalt pulli pärast, aga tegelikult kui me teeme selle turvapuuri disainid ära ja kõik need torud see jooksevad, siis saab juba ennetavalt aru, kust kohas see toru ja kui kaugel ta kiivrist on ja kuidas peaks nagu võib-olla painutama või ennetama mingisuguseid kitsa oleku probleeme siin. Ja samamoodi saab juba istmeasetuse jaoks kõik need istmeraamatu valmis teha, et meil võimalik päris palju asju nagu valmis leiutada ennem seda, kui me laserid ja painutajad ja relakad käima lööme. Praegu on nüüd Raineril ikkagi väga palju tööd, et see fail, mis siin pläu. See on vaja söödavaks teha vist kõigepealt, sest ta ongi praegu on selline toores, siin on seda müra on palju igal pool ja ongi infot on lihtsalt liiga palju nagu selle jaoks, mis meil vaja on, aga pigem olgu teda praegu nagu rohkem. Aga siit saab veel ära kustutada ja tuleb ilusti ta tegelikult koosnebki praegu mitmest skännist, on siis põhimõtteliselt see tagaosa, siis on esiosa, siis on keskosa ja salong ja siis on see juhi osa. Aga need on vaja veel kõik ilusti kokku panna, et see on praegu lihtsalt ajutiselt ja kiiresti pandud nad ühtima. Ja kui need teeb ära, siis ilmselt lihtsustab mingi mudeli puuri jaoks, siis lihtsustab mingi mudeli seal istmete jaoks ja nii edasi. Et hakkab lihtsalt otsast minema ja siis teeb esialgse mingisuguse puuri skeleti ka ja saab läbi mängida. Ja siin ongi see, et saab vaata nagu rätsepa ülikonna teha, et kui sa uksetoru tahad siia teha, et siis veab selle toru nagu reaalselt niimoodi, et saab siia ilusti sisse istuda, et teebki juba istme järgi võib-olla ja saabki nagu seda A-piilari torusid ülevalt paremini sättida ja võib-olla näeb ka nagu, siin näeb isegi praegu tegelikult selle silma asukoha ära, et saab läbi juhi silma tõmmata selle joone ja on näha, kus tal see vaateväli üldse läheb. Vägev, tehnoloogia on kõva ikka, kurat. Põhimõtteliselt on võimalik mind istutada ka nüüd selle tulevase skännitava tehase korveti sisse, et näeb võrreldes siis tollega, kuidas istumisasend on muutunud. Väga äge. Jätkame. Jah, shutdown ja õiget save'i nuppu. Do you want to save progress? No. Vägev. Jep. Vaatame, mis edasi saab, ega talv on veel pikk ja ega kohe puuri ei hakka saagima, et see võib-olla see järgmine moment, kui me oleme kaadris, siis ongi see, kui on virtuaalselt keha valmis tehtud ja võib-olla mõned torud ka sinna sisse tehtud. Jah, toda saab ju minu juures teha, istume korra maha ja saame seal natukene mõelda, arutada. Let's make engineering. Nagu vanasti öeldi, et 9 korda mõõda, siis 1 korra lõika, ma ei tea, kuidas ta praegu on. Praegu on see, et kui 9 korda lõikad, siis mõõtma ei pea. Siis keegi teine lõikab. Keegi teine lõikab, just.